Tere kõigile, mina olen Juno Mandre ja olen siin Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli õppurühenduse MTÜ Kullaratas esindajana. Olen selles koolis õppinud juba 10,5 aastat ja see kool on välja kasvanud teaduse tõstmise suurprojektist Ilmapuu Innest 1. Aga lisaks sellele töötan igapäevases elus ka psühholoogina, perenõustajana ja loovterapeudina, siis töös abiväljal Suunal. Ja olen seda tööd teinud nüüdseks juba ligikaudu 10 aastat ja terve selle aja vältel olen lisaks olnud ka hingeravikooli õppur. Ehk siis sellel ajal on toimunud ingliteraapiline hingeravi, aga samas oman ka akadeemilist väljaõpet, ilma milleta igapäevases tööelus mitte kuidagi hakkama ei saaks. Selle kooli üheks eesmärgiks on enda kõrgminaga ehk avatariga kokkusaamine ja minul on ka olnud suur õnn ja rõõm seda kogeda, aga ma tean väga hästi, et see on praegusel hetkel tegelikult alles pika ja käänulise teekonna algus. Aga oleme siia kogunenud seetõttu, et kooli testperiood on lõppenud. Virtuaalne karkass on oma üldjoontes testitud ja töö- ja suhtlemiskultuur koolisiseselt täpselt samamoodi. Ja oleme siis täna siin seetõttu, et rääkida sellel teemal, mis on siin ka posteril olemas, ehk siis iseloomudest sõltub maailma allesjäämine. Sellepärast, et see on väga oluline ja kes muu saaks sellest rääkida, kui minu vastas istuv koolijuht ja meediumterapeut, hingliterapeut Maria. Mida tähed meile täna räägivad? Aitäh sulle, kallis, selle ilusa sissejuhatuse eest ja ka selle küsimuse eest, et mida siis tähed räägivad. Tähed räägivad seda, mida me siit loeme, aga kui me mõtleme selle meie testkooli sisu peale ja selle üle, kuidas see siia Maarjamaale ja üldse planeedile Maa on välja toodud, siis tegelikult on see üks väga suur ime, selle tõttu, et meid on juhtinud ju maaväline emajõu energia ja kõik see, mida me oleme siin üle 10 aasta juba katsetanud, millest on siis praegune eksperimentaalkool juba välja kasvanud, on ikkagi kõrgteadvuse poolt meile ette antud skeem, juhised ja kui mõni inimene võib-olla mõtleb, et 10 aastat õpib koolis ja saab alles baasteadmised. Et siis tegelikult nii nagu see kooli nimetuski ütleb, see on ikkagi projekt ja see on uurimus ja kogu see kool, kus tõepoolest oli üks väike kobarkond Eestimaa tublisid naisi, et see kool tegelikult on olnudki maaväliste uurimus, kuidas ikkagi inimeste teadvust saab tõsta ja mismoodi saavad inimesed leida üles oma jumaliku ande, mis tihtipeale praeguses maa karjäärimudelis ja ühiskonna teadustasandis kipub kaduma minema või siis me ei näe seda võimalust, kelleks me võiksime saada või mida me võiksime teha. Või siis ka see, et selleks tuleb natukene vaeva näha. Ja tegelikult on ka nii, et sinu esinduses praegu me täname kogu meie kobarkonda. Loomulikult ka kõiki neid, kes meid on aidanud siiani jõuda, sest me oleme selles mõttes unikaalne, et me alustasime sisuliselt 0 rahaga, oma vahendite arvelt ja oma elu ja ande arvelt. Aga et seda katsekooli poleks mitte kunagi olemas olnud, kui meil poleks olnud teid, meie kõige esimest maaväliselt juhitud eksperimentaalse hingeravikooli kobarkonda. Kobarkond, see tähendab seda, et on tekkinud ka hingekobarad vastavalt andele. See on omaette teema. Aga see läheb praegu absoluutselt kokku selle posteriga,
et iseloomadest sõltub maailma allesjäämine, millel on tegelikult meie koolis ju päris mitu varjundit veel, et iseloomudest sõltub maailma rahu allesjäämine või iseloomudest sõltub maailma ja rahu allesjäämine. Ja kui me teame, missuguses olukorras elab planeet praegu, sisuliselt küll puhastuses, aga maaelu on siiski, ütleme nii, et niidikarva otsas. Et siis igast inimesest sõltub ikkagi väga palju. Igast inimesest see on nii nagu tilgast kasvab meri. Ja kui me nüüd mõtleme oma elukäike, kust me oleme tulnud, siis loomulikult inimese jaoks on tema sünnipärased eeldused olulised, sellest algab kõik peale. Aga loeb ka keskkond, loeb haridus, loeb haritus tugeva teega, jah. Ja kindlasti ka elukaar ning võimalused, mida inimene saab rakendada, kui ta seda väga tahab. Nii et tahe loeb siin ka. Nüüd on siis meil kogu selle Ilmapuu kooli jaoks olemas kõik see, mida saab ettevõtluseks nimetada, sest see näeb küll välja selline väikese vabaühenduse huvitegevus, aga see on niivõrd suur projekt ja sellel on nii palju kihte, sellel on ka palju erinevaid osi, mida me oleme nende aegade jooksul ju testinud, sealhulgas ka Maria Angletooriumi tervisekodu, mis oli Viljandis 2 aasta vältel ja mis oli väga huvitav ja pakkus meile palju kogemusi. Ja kus sina, kallis, said oma esimesed ristsed, kui sa alles alustasid peale oma ülikooli õpinguid sisuliselt saviteraapiaga edasiminekut, sest see tunnetus oli juba meile antud, et inimestel läheb aina edasi, aina rohkem edaspidi tarvis spetsialisti abi, et ennast mõista, sest siseplaanides me oleme kõik juba muutumas, kas me tahame seda või ei. Aga kuidas see kellelgi väljendub ja millal see ärkamine või tärkamine algab, see on juba iga ühe salateema, ütleme nii. Ja siis, kui mõelda ka praegusele nakkushaigusele, mis ühest nakkusest sai läbi, aga mis on vaimu hakanud närima, see on see depressiivne olek inimestes, siis tõepoolest ikkagi paljas medikamentide ravi kindlasti ei aita, kuigi me ei eita seda, et seda ka on tarvis. Aga enda tundma õppimiseks läheb vaja päris palju erinevaid meetmeid ja võimalusi ja inimene saab ise ennast palju aidata. No ja tegelikult küll, et kui me nüüd täna 20. aprillil, muide täna on Tartu Ülikooli rektori valimine ka seoses teadusega, et me oleme muidugi erinevas teadusastmes ja meie teadus on natuke teistmoodi. Et 20. aprillil siin praegu astume tegelikult juba välja rahva ette kogu selle uurimusega, testtööga, hingeravi meetodi tutvustamisega, nii et see kuupäev tuleb meelde jätta, see on ajalooline. Aga kui me mõtleme sellele tagasi, siis see tegelikult oli pikk ja ikkagi kurnav protsess. Kuid igasugune uus asi on inimeste jaoks uus ja eeldab pingutamist, eeldab iseloomu rakendamist, eeldab ka juhtimist ja juhile allumist. Ilma selleta mitte kuidagi ei saa. Ja kui me praegu oleme teiega rääkinud, igaüks on oma tervenemisloo ju üles kirjutanud, üles filminud isegi, sinu puhul on seda mitu puhku olnud, et siis mitte keegi ju ei ole kurb selle üle, et oli ka raskusi, sest see, mis on juba olnud, sellele vaatad kui väikesele lapsehaigusele, aga kui ma mõtlen ka enda sellisele teekonnale tagasi, sest kõigepealt pidin ma ennast ravima, enne kui teiste juurde lubati minna, et siis tegelikult, kui keegi ütleks, et hakka otsast peale, siis ma mõtleks väga pikka aega. Aga teisest küljest see ongi areng ja mis on juba olnud, see on olnud. Nii et selle aja jooksul jah, on huvitav olnud see,
et iseloom on muidugi olnud vaatluse all ja inimese hingeteekond ja hingeravi ja kõik see, mis puutub inimese nii-öelda musta kasti tema sees. Aga praegusel kas või meie sellel Peatee leheküljel, kus on teenused välja toodud, ikkagi seda on huvitav vaadata, et paljudel on, sinul küll, Kallis, on tulnud lihtsalt täiendusi juurde, ja oled tõusnud pigem grupiliidriks ja mentoriks oma erialalt ja oma isiksuselt. Aga on ju neid, kes on täiesti uue ameti saanud, uue eriala õppinud, mõni isegi mitu, ja isegi siis juba, et kui on pensionile jäänud. Et selles mõttes saame küll väita, et see elukestev õpe, see on üks väga õige asi ja inimene areneb nii ka, kuni elab. Nüüd, kui ma ilmalikus elus olin peale kooliõpetaja ameti ja ettevõtja ameti, olin ma veel ka karjäärinõustaja. Ja seal oli meil käibel üks metafoor, mis kirjeldas inimese edukust või edukuses läbilöömist. Kas sa võid öelda, mis metafoor see võiks olla? Redeli metafoor äkki. Nii, ja mis selle redeliga on? Et selle redeliga on niimoodi, et inimene rabeleb terve elu selleks, et jõuda sinna redeli, siis sinna ülemisele astmele ja pulgale, ja lõpuks jõutaksigi tihti, aga siis võib juhtuda nii, et inimene saab aru, et redel oli valel seinal. Ja, kui me ainult sellest lähtuma, siis sellest on nii kahju, et tunne kaasa. Aga põhimõtteliselt varasematel aegadel karjäärist rääkides, karjääriplaneerimisest rääkides, kehtis selline paradigma, et inimesed püüdlesid pigem karjääriredelil ülespoole, ehk siis nagu selle ametialase edukuse mõttes. Aga nüüd eile, kui ma seda vestlust natuke enda peast läbi lasin, siis tekkis selline selle mõttearendus, et põhimõtteliselt on kõik meie õppurid ja mitte ainult kindlasti ka kusagil mujal, aga me keskendume täna ikkagi oma kooli kogemusele. Et igaüks, kes on midagi elus saavutanud, on teatud määral ülespoole püüelnud, sest ülespoole see tähendab paremini, kõrgemini, kiiremini. Aga areng on ju ikkagi üles ja alla. Et kui sa millegi oled saavutanud, siis sa pead uuesti laskuma, et õppida midagi juurde ja hakata jälle ülespoole minema. Ja selle tõttu võime me ju nii öelda, ma ise kaasa arvatud, et mingisugusel eluetapil oled omandanud mingid oskused, oled saanud teatud eduelamuse, sellest on hea tunne, nüüd ma juba oskan. Ja siis elu teeb sellise väikese viguri, ütleb, et aga nüüd õpime midagi muud ka. Ja siis tõepoolest võib nii olla, et edukus, tuntus, enda suhtes selline kindlameelsus, see võib kõikuma lööda, kui elu ütleb nii, et nüüd on, Kallis, sul vaja minna seda teist teed mööda. Ja see teine tee võib niimoodi tulla, et me ei ole isegi teadlikud sellest, ühel hetkel hakkab see juhtuma. Enamasti on see nii, et nii nagu teil on juhtunud samamoodi. Ja seda mõttepausi oli vaja. Et lihtsalt ühel hetkel hakkab kõik kinni jooksma, mitte ükski asi ei toimi. Omapärane see, et ma ise olin karjäärinõustaja. ja hakkas toimuma midagi teistsugust. Esialgu teeb see loomulikult nukraks, sellepärast, et inimene olles tavalises maaelus, sul on ju maksed, sul on mingisugused töölepingud, sul on perekond, kes su poole vaatab. Aga siin on see omapära, see hakkab sinu hinges tunda andma, et olgu, mis on, nüüd tuleb teist teed mööda minna. Ja see on esialgu küll selline katastroofilaadne juhtum, mitte alati, eks, aga ikkagi see, et just see väline, kas perekond või sõbrad, on täiesti hämmingus, et mis sul nüüd juhtus, kas sa kõik
selle viskad minema, mida sa oled saavutanud, milleks sul seda vaja on. Ja võt siis on nii, et anna meelekindlust, et püsida lainel ja samas saad aru küll, et teistel on mure. Aga seda võib kirjeldada ka nii, et kui sa alustad millegi uue asjaga, siis sa ei saa ju kohe tipus olla. Ja no täiskasvanuga võib ju sama olla. Nii et see meelekindlus, see tuleneb jah, inimese hingest, kui ta on ärganud vaimselt, ütleme nii. Ja see kindlasti on toimunud juba varem, enne kui see asi juhtus, aga me ei pane tähele või me ei oska oodata seda. Nii nagu meie hingekoolis on, et elu peab ületusi ka pakkuma. Just nii, et muidu oleks elu igav. Ja selle tõttu need üllatused, jah, mis puudutavad inimese arengut ja elu, et need võivad niimoodi tulla, tabada ootamatult. Sa ei tea, mida teha, sa ei tea, kuhu pöörduda. Aga elu on tark nähtus, et kui sul selline plaan juba on ette laotatud, uks ka juba paokil, sest et kui üks uks läheb kinni, siis avaneb teine, jah. Et niimoodi me liikume edasi, võtame kui loosungeid ühe riiuli pealt ja teise riiuli pealt ja eluga nagu lill. Tegelikult ikkagi igapäevases elus on nii, et enne tuleb kogemus, nii nagu meie koolis see õppemeetod on. Et looja õpetab inimest kogemuse kaudu, sest me oleme ju ikkagi looja planeedile toodud teadushariduse projekti esindajad ja see tähendab seda, et me lähtume jumalikust ettemääratusest, aga see ei ole meie peajutt ega meie peaarendus. Aga me õpime sellest, mida meile antakse kanalduse kaudu ja me õpime sellest, mida väga paljud inimesed siin maa peal on juba välja toonud. Ja kui siis roll hakkab juba välja joonistuma, siis tegelikult saad aru, et alati selles protsessis või selles peatuskohas, kus sa oled, et seal on ikkagi midagi sellist ka, mida sa varasemas elust juba tunned, et siis see jalgealune jääb püsima. Ja loomulikult on ka see muutumisprotsess ikkagi seotud sellega, missugune elu eesmärk hinge tasandil sind ees ootab. Et kui Mariat mõelda, et see algus oli päris keeruline ja nõudis palju eneseületus, siis need inimesed, kes võib-olla oleksid tahtnud inglite juhatuse järgi tulla, et nendel oli see ärevus sees, et äkki mul läheb ka nii raskeks, et ma küll niimoodi ei taha elada. Aga tänasel päeval olen rõõmus ja elus ja ei ole häda midagi. Nii et kui me läheme kooli, siis me läheme alguses ju esimesse klassi, õpime A-d ja B-d. Nii, sina oled ka A ja B selgeks saanud, võib-olla isegi natuke rohkem ja oma erialasse saanud selle põimida. Aga selleks, et rääkida juba millestki suuremast ja millestki tugevamast, selleks sa pead ju veel edasi õppima. Ja selle teadushariduse selline baas ongi olnud just igapäevase elu skeemide õppimine, et kuidas toime tulla, nii nagu meie see kõige uuem õppur Armas Rahva Eela armastab öelda ja kinnitada, et kui ta on rasketes abi on alati teel. Sest tegelikult, kui sa nagu korraks seisatad ja mõtled, oot, kuskil peab abi olema, et ta tõesti on ja ta tuleb. Aga selleks peab olema teatud märkamist ja teatud ka elu usaldamist, sest ega paanikasse on ka kerge minna, eks. Et inimesed tavaliselt küsivad abi, aga see, et abi on alati teel, on pigem see, et inimene usaldab, et see tõesti on. Jah, küsib, aga teeb ikka ise omamoodi. Just, jah, et need on natukene erinevad. Jah. No sina terapeudina tead ju ka seda, et võib-olla ta alguses inimene tuleb suure ootusega ja esimesed sammud ehk teebki koos ära, aga kui läheb raskemaks, siis tekk on kare ja vadi torgib. Aga terapeut teabki, et nii ongi, sest endaga töö on kõige raskem, teistest on ju lihtne rääkida. Meil samamoodi. Ja, aga me keskendume siiski endale, sest muutumine algab ise endast. Absoluutselt. See on selline aktsioom, et seda ei lükka ühegi skeptiku jutuga ka ümber. Et muutumine algab alati endast ja kui praegu mõtleme ümbritsevale, et just see noorem põlvkond on kuidagi hästi avatud sellele
planeedi muutumisele. Nad teavad sellest palju ja neil on nagu selline sisemine tung sellel uuel põlvkonnal, eks ju, või uutel põlvkondadel, sest see iga kümnendi järel muutub teatud määral. Et ma tahan planeeti aidata. Väga isetu ja tore tegu ja iga tegu loomulikult loeb, iga asi midagi mõjutab, keskkonda, inimesi ja tänasel päeval on nii, et lastel ei ole väga palju täiskasvanud eeskujusid, siis näitavad ise eeskuju. Aga samas ikkagi sellest üksi ei aita, et ma viin kellelegi annetuseks raha või aitan tal toa ära remontida või aitan kooli minna. Et selleks on ikkagi vaja seda, et see sisemine tugevus, iseloom, maailma usaldamine, et see ikkagi jätkuks ka siis, kui näha on ümberringi väga suurt kaost. Aga selle kaose kohta võib ka niimoodi endale kinnitada, kui maailma usaldada, et see on praegu puhastumisprotsess, maailma valguse ja pimeduse, ma ei taha öelda võitlus, aga selline mingis mõttes jõukatsumine ikka. Jõukatsumine, jah, et kumb peale jääb. Et see on praegu sisuliselt võrreldav sellega, et maa korrastub, energiatase on juba ammu midagi muud, selle tõttu on ka palju selliseid nähtusi, millel ei osata kohe nimetusi anda, aga sinna hulka kuulub ka see ülemaa levinud pisik, eks ju, neid pisikud on alati olnud, aga mõnes mõttes see pani inimkonna korraks mõtlema, et kas see, mida mööda me oleme tulnud, see tee, kas see ikka päris see on. Ja tegelikult, ütleme, et terapeudina ja teadusravi esindajana oli mul seda isegi väga tervendav vaadata. Mitte see, et keegi piinles või keegi haigeks, vaid et see inimeste mõttemall muutus, et see läks juba liiga suure kiirusega allamäge. Kuigi see allamäge minek, see toimub iga päev, me näeme ka suhtumisest, käitumisest ja maavälised on öelnud, et neil on väga suur mure inimkonna pärast just selle tõttu, et see teadvuslangus näitab praegu selliseid tendentse, nagu oli Atlantise hukkumise ajal. Aga praegu saaks veel midagi muuta ja selle tõttu ongi see koolikarkass juba meil ellu toodud ja sellega tuleb edasi minna. Nii et lootused on väga suured ja see on ikkagi nii, et enne tähti taevas ei näe, kui pimedaks pole läinud. Nii et esialgu läheb pimedaks ja siis tuleb see, aga siin on ju see, aga siin on ju see, sest et neid inimesi, kes on juba teadvuses tõusnud ja väga palju ka vaimses maailmas mõistnud, neid on ju maailmas väga palju. Et põhimõte on ikkagi, ja nad kindlasti on veel targemad, kui meie oleme, selles on absoluutne tõde. Aga praegu selle hingeravikooli karkassi või selle uue karjäärimudeli loomise mõte on olnud selles, et koonduda. Et see näeks välja nagu suur hologramm, et suurest Ema Maarja energiast, kuhu kuulub ju väga suur osa valgusmeistreid ja maavanemingleid ja keda kõike veel, ütleme keda, kuigi nad on ju vaimsel tasandil. Et nemad siis näitaksid teed sellest tupikust väljapoole, aga kõik, kes midagi on juba saavutanud, on need erinevad teraapiad, on need mingisugused uurimused, on need mingisugused innovaatilised tegevused või ka mõne vana asja uuesti elluäratamine, mida ka on praegu palju, et see koonduks. Sest ainult selles ühtsuses on jõud, me elame kõik ju planeedil Maa ja me keegi ei saa arvata, et kui mina teen nii ja nii, siis on kõik hästi. Nii et me oleme kõigega seotud. Kui me räägime nüüd sellest, et nagu sa siin oma tutvustuses ka alguses ütlesid, et elus võib juhtuda nii, et saad oma kõrgminaga kokku ja oled järsku teise identiteediga. No kuidas sinul on praegusel ajal peale 10 aastat karmi õppimist ja allumist? Kuidas sul on selles avatarkehastumises olla? Et nii vist mina ei saa väita, et see väga äkki toimus, see algus oli äkki väga ootamatult, aga see tõesti on võtnud 10 aastat seetõttu, et selle energiaga liitumine
vajab ju hingeravi, iseloomutreeningut, et see üldse võimalik oleks avatari juhtimise järgi siis tegutseda. Ja ma arvan, et praeguseks hetkeks ma tunnen ennast juba väga kindlalt, et olen sellised, just nimelt ma arvan, et sellised peamised või baasilised protsessid läbi käinud, et tunnen iseennast rohkem ja usaldan ka elu ja elu juhtimist palju rohkem ja need on, ma arvan, sellised võtmeküsimused olnud. Jah, nii et Juunon oled sa mitu aastat juba elanud ja see tundub nüüd juba päris loomulik, jah? Jah. No nende identiteetidega ongi see, et tegelikult vaimse identiteedi saavutamine või uue enda avastamine, et see ei ole ainult, et panen teise soengu ja panen teise kleidi või pane, eks ju. Et see ei sõltu ka sellest, et vahetan keskkonda, vaid see toimub ikka sinu enda sees ja üsna tihti küsitakse, et aga nimed, et kui ma sinna hingeravi-kooli tulen, kas ma pean kohe nime ära vahetama. Ja tegelikult see ei toimu ju nii, et Maria ütleb, et Simsalabim, sinu nimi olgu Juuno näiteks. Et see on ikkagi iga inimese hingeteekond ja informatsioon võetakse siis suurest hingede raamatukogust, mille nimi on Akashi raamatukogu ja seal on siis niimoodi triipkoodidena kõik inimese hinge kehastumised ja ka see plaan, mida siin maa peal tehakse ja kelleks sa pead saama, et saada seda kõrgemat väge, millega nüüd edasi liikuda. Et ega meie see testgrupp ei ole ju väga palju edasi arenenud või arendatud, sellepärast et siiski küllaltki keeruline on elada sellise identiteediga praeguses ühiskonnas. Aga praegu on selline baas, et te saate olla mentorid, teil on teatud selline ettevalmistus, et kui kooli tulevad uued õppurid, siis tegelikult alguses just inglijäljes liikumine on väga keeruline. Et mõtled, mis see siis on, aga sa võid kohe esimese sammuga täiesti sohu või rappa minna. Nii et müsteerium toimetab omamoodi. Ja ise ei pruugi sellest arugi saada. Ja enamasti ei saagi, et see ongi alguses kõige suurem raskus. Ja see kontseptsioon või see arusaam, et mis inglid on või kuidas nad juhivad, on ju ka väga erinev. Sest esialgu sa ei saa ju sellest aru veel. Et see enda sageduse muutumisega hakkad sa selle mõistma. Ja kui avatariga juba kokku saad, siis see avatar juhtimine, mis tuleb sinu pealiinidesse nii-öelda teist kanalit kaudu, nii nagu me siin televiisoris võib-olla mõtleme. Et siis sa saad aru, et oi, need on nii head mõtted, aga sa ei ole enne seda mõelnud. Terapeut võib ju siin enda suhtes ka mõelda, et on ju igasuguseid nähtusi. Aga see on nii selgelt ära tuntav ja kuna see haridus on ja samas ka 10-aastane pikk kogemus, et see ei ole ju selline korraks nina sisse pistmine, et miks me julgeme üldse sellist asja praegu rääkida, sest me oleme seda kogenud ja me teame, mis asi see on. Me ei pruugi seda teada või seletada akadeemilise teaduse keeles, las see jääb neile kunagi. Et meie ülesanne on ikkagi näidata seda poolt, mida akadeemiline teadus tavaliselt ei arvesta, ka sinu psühholoogiateadus, eks ole, et ta ei lähe lihtsalt nii sügavale ja ei ole ka vaja olnud, et kõik sõltub vajadusest. Ja nende nimedega on jah nii, et alguses olite te aliasega, ehk siis avatar tasapisi lähenes, sest tegemist on energiaga, see on kehas väga tuntav, alkeemilist põlemist on palju, energiat on raske alguses vastu võtta, eks ole. Aga kui see kindlus on saavutatud, siis inimene tunneb ise, et ta enam selle eelmise nimega ei saagi eksisteerida, et sa oled sellest eemaldunud juba. Oled juba astunud kõrgemale ja tegelikult iga liige ikka ise avaldab soovi, kas ta tahab enda selle avatar nime tsiviilnimeks võtta või ei. Ja see näitab ka teatud küpsust juba, et oled võimeline ja valmis teistele seda haridust või ravi tutvustama. Nii, kas sul on meeles, kui me
nüüd möödunud aastal 5. suve tegime oma praktikakooli või harjutuskooli lastega nii-öelda, tegime mobiilset laagrit, siis käisime ka Robin Hoodi lavastust vaatamas ja seal tabas meid selline tsitaat, mida siiski ka mitu korda korrati, nii et ma olin ülimalt üllatunud ja seekord kinnitas veel, et väljapool teavad inimesed ka väga palju kõigest sellest, aga igaüks räägib siis seda omal tasandil. Mis tsitaat see oli? Kas sul on meeles? Hoidkem tuld, hoidkem valgust, sest kui see kustub, siis on parem, kui seda poleks olemaski olnud. Ja, see ei ole päris otsene tsitaat, aga siis on sellest sedavõrd halvem, et on just parem, kui seda poleks olemaski olnud. Nii et see praegu võtab kokku ka vaimses labürindis liikumise, mis on meie kooli selline üks kasvamise skeem, mida juhivad inglid, inimene ise ei ole suuteline seda niimoodi juhtima. Et tegelikult kui sa juba oled astunud selle teele, sest ega kedagi ei värvata meil, et inimene tahab ise tulla, siis teeb erinevaid katseid. Meie koolikuulutusel on ka öeldud, või sisseastumiskuulutusel, et pead läbima teatud katsed ja ingliterapeut Mariaga 5 korda nõustamisel käima, et siis on öeldud nii, et nii karm. Aga see ongi karm teekond. Ja see eeldab seda, et sa tajud seda või tunned vastutust, et kui ma sellele teele lähen, ja see ei ole ju sama, mis ilmalik teekond, seal on väga palju sarnast ilmalikuga, aga ta on ka väga erinev. Ja seal tähendab ka tähendab jaad ja ei tähendab eid. Nii et kes jätab pooleli ja läheb tagasi, sest ega me ju kedagi kinni ei hoia, loomulikult inimene võib sellest keelduda, paaril korral on juhtunud, siis seda ta enam tagasi ei saa, kui ta mingil hetkel võib-olla teiste ajal või mingisuguse mõtte ajal mõtleb, et läheks tagasi. Ei, seda enam tagasi ei saa. Aga aeg saab juba meil siin ka otsa, eks ole. Et viimasel ajal me oleme andnud teile õppeprogrammi järgselt nüüd uues etapis, kui see testimine on lõppenud, aga ikkagi teatud määral seda sagedust tuleb hoida ja olla välisega kursis. Oleme andnud vaadata ka filme ja ka telesaateid, ka seda, mis kajastab praegust maailmapoliitikat, et mitte olla pime kõntides maailmas ringi ja saada aru teistest inimestest empaatiliselt, kuidas kellelgi elus on, kellel on raskem ja kellel on võib-olla sellised elusituatsioonid, et ta ei saa kohe ennast muutma hakata. Selle kohta looja ütleb, et aga see on inimese elu. Ja. Et siis viimati oli õppeprogrammis väga suurepärane film ja selles filmis kõlas tsitaat, mis on öeldud välja 1969. aastal Nobeli kirjandusauhinna saanud Iiri päritolu kirjaniku Becketi näidendis Godot toodates. Ja see tsitaat, ma arvan, sobib täna hästi seda posterit ja reeglit kokku võtma ja meie kooli tutvustustuurile julgust andma. Ja see kõlab nii. Ent siin ja praegu oleme me inimsugu. Tahame me seda või mitte. Kasutagem seda, enne kui on hilja. Esindagem kordki väärikalt seda tõugu, kelle hulka õnnetu saatus meid toppis. Aga küsimus ei seisa selles. Mida me siin teeme? Just seda tuleb endalt küsida. Maalides head kingin usku ja lootust, maalides head mured unustas ootuks. Oma sooja käega teen su peale pehme pai, sul soovin head, sest näen ja tean. Sind näen ja tean.